Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Lev. Tere! Tšau! Ja meie päriselus polegi varem näinud. Lev kommenteeris siis minu Instagrami postituse alla, kus ma sõin toorest liha midagi ja kommentaar oli, et sina oled ka nüüd karnivoorse dieedi peal ja sinu laps on samuti karnivoorse dieedi peal. Ja sealt edasi keegi personaaltreeneris kommenteeris, et lapsele peab ikka andma ka teravilja ja taimi asju ja siis ma panin sinna vastu, et aga ütle siis nagu, et mis aineid see laps ei saa lihast, mida ta saab siis nagu taimedest ja siis ta ei vastanud enam mitte midagi, on ju. Ja siis mind hakkas huvitama sinu teekond. Veel oli teema sinu lapsega siis, et laste kaitse tuli lausa, võttis ühendust, sest ta on karnivoorse dieedi peal, on ju. Et alustame algusest. Tee väike tutvustus, kes sa oled, millega sa igapäevaselt tegeled ja kuidas sa karnivoorse toitumiseni jõudsid? Nii, nagu Angela ütles, ma olen Lev Urbel. Ma tegutsen heliga, et olen professionaalne helitehnik ja siis nagu iga serialas on vaja, et oleks jõudu, et oleks ajujõudu ka. Ja siis ja mul on selline töö, et kui ma lähen välja kodust, mingi kell 8 võib-olla, kell 9. Öötöö siis ühesõnaga, jah? Kuidas? Öötöö või? 8-9 hommikul? Hommikul, jah. Siis tulen tagasi ma umbes 18 tunni pärast. Ja siis kui ma tulen 18 tunni pärast tagasi, siis mul on vaja, et mul oleks jõudu terve päev, tassida neid kõlarid, ühendada juhtmeid ja... see on kõige, see on kõige lihtsam, aga see võtab kõige rohkem aega alati, ma näen siin. No aga mentaalselt on ju, mis kuhu läheb, eks ju. Sa ei kujuta ette, mõnikord, kui tulevad siuksed kontserdid, kus on järjest mingi 4-5 bändi või mõnikord isegi rohkem. Kui me teeme järjest soundcheck'id, ühendame kõik mikrofonid, kõik juhtmed, siis kontserdi ajal me peame tegema 4-5 bändi jaoks seda sama asja, aga väga kiiresti. Ja savi, kui palju me kirjutame peale või kirjutame kuskile paberile või salvestame puldi sisse, mida me peame tegema, siis kui tuleb see kiire hetk, aju peab töötama väga hästi, sest kiire. Ja iga liigutus peab olema väga täpne, sest bändi vahetamiseks mingi 10-15 minutit. Mingi vale liigutus, kontsert hakkab ja siis... Kööga. Jah, siis läheb halvaks. Üks kord juhtus niimoodi, ma ei mäleta selle bändi nimi, aga nad hakkasid mängima, nad mängisid kõrvaklappidega ja nad mängivad, neil on mõnus olla ja siis kogu rahvas saalis, publik, ta kuuleb, et saali läheb see klikk, see metronoom. Aga nemad ei kuule ju, neil on kõrvaklappides kõik korras, aga mul ei olnud puldi juures mikrofoni, et öelda neile kõrvadesse, kuulge. Kõik inimesed ei kuule nagu muusikat, nad kuule seda klikk. Sellega meenus, ma olen ise TikTokis niimoodi laivi teinud, et ma miksisin muusikat. Ja siis mingi hetk vaatan kommentaare tuleb räigelt. Me ei kuule midagi, ma mingi üksinda kõrvaklapid peast täiega panen pidu seal. Rahvas vaatab, vaikus on ju. No vot, ja kui tulevad siuksed kiired hetked, aju peab töötama väga hästi. Ja siis ma olen vene backgroundiga, et mu ühesõnaga, vene keel on minu emakeel, kuigi ma ei ole venelane, vähemalt ma ei näe välja. Tegelikult ma näen välja nagu päris eestlane. See tumenahaline, väike kasvu, loe Wikipedia, seal need uued eestlased, kes on nagu blondid ja siuksed, see on nagu uus eestlane, mitte originaal. Mitte originaal, jah. Originaalsed on rohkem nagu mina, Eskimoos. No öeldakse, et eestlased on nagu indiaanlastega sugulased samast kohast pärit, on ju. Vot, ja siis kui ma läksin õppima helindust, ma õppisin eesti keeles õppima. Läksin õppima eesti keeles. Aga eesti keelt ma ei teadnud nii hästi, kui ma praegu oskan.
Esmalt ma läksin otsakooli, 3 aastat õppisin seal ja siis läksin akadeemiasse, muusikaakadeemia, seal veel 5 aastat. Aga esimene aasta ma räägisin eesti keeles nii halvasti, et minu klassikaaslased või kursakaaslased, nad lihtsalt naeratasid minu peale. Ma mõtlesin, et nad mõtlesid võib-olla, et ma olen loll ja ma ei saa aru, aga ma räägin kõike, raske mitte näha, et inimesed naeratasid selle peale. Ja ma mõtlesin, okei, ma saan hakkama. Ja siis terve esimene aasta otsakoolis, ma lihtsalt magasin tundides, sest eesti keelt oli nii palju, et ma lihtsalt ei suutnud seda vastu võtta. Liiga palju infot. Ja protsesseerida oli vaja liiga palju ja siis nagu päriselt lihtsalt ajujõudu ei olnud, et lihtsalt õppida. Aga teiseks aastaks läks juba asi palju paremaks, ma hakkasin päris hästi rääkima. Sa olid kogu aeg seal kooli keskkonnas, kus eesti keel oli, on ju? Jah. Ja siis ma hakkasingi aru saama, et veel ma ei hakanud aru saama, et ma saan seda muuta. Ma mõtlesin, et see on nagu life curse. Kuidas eesti keeles curse? Nõidus või nagu needus? Ja see on mingi needus, et ma ei saa nagu sellest lahti. Aju lihtsalt töötab nii ja mitte midagi ei saa teha. Ma mõtlesin, et võtan mingisugused äpid, hakkan õppima, kuidas aju trennima, lugesin igasugused asjad, kuidas need FBI agendid, kuidas nemad trennivad oma mälu, aga ei saanud kuidagi paremaks mälu. Keegi tuleb. See tuleb. Okei. Ja siis kui ma lähen juba tulevikusse, siis kui ma sain karnivoriks, siis aju processing, see aju võime läks nii palju tugevamaks, nii palju paremaks. Ma ei oska seda kirjeldada. Inimesed lihtsalt peavad seda läbi elama, et aru saada, kui palju vabamaks see mõtlemine läheb. Ma olen alati seda kõikidele inimestele nagu öelnud ja üritanud öelda, et sa võid näha seda infot sotsiaalmeedias on ju, et näe, karnivoorlus teeb sul seda, aga see ei jõua sulle päriselt kohale või sa ei saa enne aru, kui sa nagu ise seda läbi pole teinud ja kogenud ja tundnud ja proovinud, on ju. Et see on tuleb ainult ise läbi teha ja tunda ja siis jõuab kohale, sest see ongi see, millest nad kogu aeg rääkinud on ju. Et sa võid küll lugeda neid, aga see ei jõua nagu päriselt kohale. Ja. Rääkides sellest ajust, ma õppisin 12 aastat koolis. Võtta, 12 mitte 20. Ja siis ma tundsin terve minu kooli elu, et mul on raske mõelda. Mul on lihtsalt koolis tundides mõnikord ma magasin ka. Aga veel ma olin kogu aeg sinine. Ma lihtsalt, minu toitlustamine lapsepõlves oli nii halb. Ma tulen vaesest perest. Ja kogu aeg külm, pea lihtsalt ei tööta. Tol ajal ma tundsin, et ma ei ole nii loll, kui ma näitan ennast või kui inimesed näevad mind. Ma tean, et mõnikord aju töötas nii hästi, et lihtsalt ma teadsin, et ma olen midagi rohkem, kui ma tundsin ennast koolis. Ja siis, kui ma sain karnivoriks, siis ma saingi aru, mis asi see oli. Et nüüd ma tunnen, et kõik tegelikult algas toitumisest, on ju. Kehal ei olnud piisavalt vitamiine, mineraalneid, vajalikke makro-mikrotoitaineid, on ju. Ja sealt see kõik hakkab. Kaua sa praeguseks karnivoor oled olnud? Ma arvan, et nüüd, ma täpselt päeva ei mäleta, aga kui ma vaatasin pildid, siis pilt, ma tegin ühe pildi enne, kui ma läksin karnivoriks ja see oli juulis tehtud. Ehk siis ma olen nüüd aasta. Aasta. Jah.
pluss miinus mingi 2 nädalat. No see on juba piisav aeg, et näha muutusi ja asju, et hästi paljud on ka sellised, kes lähevad carnivore dieedile, teevad nädal aega ja siis ütlevad, ma ei tundnud midagi, see oli nii mõttetu. Siis panevad oma toidukorvist pildi, seal on mingi marineeritud liha ja mingid singid asjad, nagu see ei ole küll carnivore dieet on ja nädalaga. Soolebakteritel on juba 3 kuud aega vaja, et muutuda ja vahetuda on ja, et nädal ajaga sa ei muuda, kui tervise probleemidest rääkida on ja et sellega ei muuda midagi. Enesetundest juba tegelikult, kui sa sööd õigeid asju, õigel carnivore dieedil, sa saad juba paari päevaga tegelikult aru, 3 päeva piisab. Ja ühesõnaga aastakene oled juba olnud. Mis praegu sa igapäevaselt sööd? Täna ma sõin pork ribs, searibi. Ma eriti siga ei söö, aga ma töötan selles alas, kus mul lihtsalt ei ole võimalik alati kodus olla. Et siis, kui ma olen kuskil väljas, siis ma lihtsalt otsin mingi parimad valikud, jah? Ja parimad valikud. Mõnikord seal natukene rohelisi. Ma lihtsalt üritan kahvliga maha võtta. Aga jah, see, mis ma leian kuskil restoraanis või siis, kui ma eriti lihtsalt mitte midagi ei leia, siis ma võtan McDonald'sist neid loomaliha kotletid. See on ainuke asi, mis ma leidsin, mis on nagu nii-öelda päris liha. Nad väidavad jah, et 100% beef ehk et veiseliha. Teistes kohtades ma olen proovinud Circle K, Olerex. See on lihtsalt jahu. See ei ole liha. Ja mul on ka neid olukordi olnud, kus ma olen pidanud võtma McDonald'sist seda burgeri biffi lihtsalt ja siis Circle K-st ja see Circle K, see ei olnud 100% veis kohe kindlasti, seal oli ka midagi muud sisse lisatud, aga see McDonald'siga on see naljaks asi, et kui Eestis sa üritad seda tellida, siis tihti nad on hästi segaduses ja ei saa aru, et kõige parem on minna sinna iseteenindustahvli juurde ja pane lihtsalt no buns, no cucumber. Et kõik asjad võtad ära on ja jätad ainult selle ühe. Mul oli välismaal käisin Andorras ja seal tellisin samamoodi selle tahvli pealt niimoodi ainult burgeri pihv. Ja siis vaatan, kutsutakse minu numbrit. Mingi mees karjub niimoodi. Number 50. Ma olen nagu, minu number. Mis asi see on? Minu tellimus. Et on hästi segases nagu kindel, ilma saiad, ainult pihve. Palun, Ja ma üritan mõjutada, ma ei lähe inimeste nagu peale, aga üritan kuidagi mõjutada minu ümbrust, et nad tunneks need samad asjad, mida mina tunnen. Ja siis minu töölised, mul on 2 inimest tööl minu firmas. Nad näevad, kuidas mina muutsin, nad nägid mind, kui ma olin paks. Ja siis nüüd nad näevad, kui heas vormis ma olen, mul peaaegu need kuubikud on näha. Ja mõnikord nad mõtlevad, äkki läheks karnivori peale ka. Ja siis nad tellivad ka endale ka kotletid. Ja mis ma nägin, et Soomes see suur kotlet maksab 1,5 euro. Siin see maksab, peab nagu Big Tasty tellima. Ja. Ma mõtlesin ka seda, et siin nagu hinnast vaata alla ei lähe midagi, sa maksadki täis selle burgeri hinna on ju. Oota, sa just postitasid mingisuguse võrdluspildi ka või saatsid mulle, kus olid siis aasta tagasi versus praegu ja sa panid pealkirjaks, et trenni ei tee, aga lihas nagu kasvab on ju. See on hästi huvitav teema, et karnivorlusel, just täpselt näiteks, kui sul on füüsiline töö, sa tõstad neid kaste on ju, ma ei tea, koristad, tõstad toidukotte, et inimesed ei pea isegi jõusaalis käima, aga lihasmass sellel dieedil kasvab. Jah. Ma nii imetlesin, et ma lapsepõlvest tegin natukene trenni, lõuatõmbed ja igasugused asjad. Mulle meeldib natukene teha trenni, aga siis, kui ma läksin karnivoriks, need pildid, mis ma saatsin, seal vahe 3 kuud. Vapse. Kui sa pärast töötled, siis sa võid. Ma võin panna, jah. Esimesel pildil ma kaalun 84,4 kilogrammi. Ja järgmisel pildil -17. Oppa. Ja see on 3 kuud. Esimese kuuga võtsin maha 10 kilo. Ja siis järgmised 2 kuud -7. Ja siis veel. Ja siis ma võtsin veel 3 umbes. Ja siis kokku -20. Ja nüüd minu kaal peatus. Seisab. Seisab, jah. Optimaalses vahemikus on ju. Ja, et
ma ka jawline ja kõik, me võime estonglish'it ka rääkida, aga ja põsed. Nad on paigas, sest ma näen mõned veganid või isegi mitte veganid, lihtsalt mingisugused treenerid, keda ma jälgisin varem. Need kui põsed lähevad sisse ja nad näevad ebatervislikult välja ja mõtlesin, huvitav, kui ma võtan kaalu maha, kas minu põsed lähevad sisse, ma ei taha, mulle meeldivad minu põsed. Ja siis teine asi, mis ma nägin, kui märkasin, et kui inimesed võtavad kaalu maha, päris paljudel hääl läheb ära. Ja siis ma märkasin, et eriti need treenerid, kes jälgivad mingis, ma ei tea, mis dieedid nad jälgivad, ma nägin, mis nad teevad, nad ikka tarbivad jahu ja riis ja kuiv kanafilee. Ja siuksed asjad. Oota, seda ma ei olegi tähele pannud, see hääle ära minemine. Ja siuke hääle. No enamus need, kes seda nii-öelda, võtamegi selle jõusaali kultuuri on ja kus on see vale toitumine on ja, et enamus nendest on ju ka steroidide peal ja siis ka sealt tekivad need jamad, aga veel näokujust ja sellest, et tegelikult selle toitumisega ju saabki oma näokuju muuta ja see lähebki nii-öelda õigeks ja sul ei ole enam paistetust ja kõik läheb paika ühesõnaga ja seda sa ütlesid ka, et kui langetatakse kaalu, tehakse mingit dieeti, et põsed lähevad nagu opasse auku on ja, et naistel samamoodi, kust rasv esimesena kaduma hakkab, on rinnad, tagumik, tuhar on ja, et tegelikult karnivoor dieedil olles naised vastupidi suurendavad oma rindu. Et see on, tead seda ei teadnud? Noh, aga sa pead selles suhtes olema õige toidu peal ja piisavat aega, et jah, paari kuuga sa ei muuda midagi, aga sa pead olema järjepidev ja on 1-2 suurust suurendatud isegi oma rindu. See on täiesti kõik. Noh, kui võtad mingi mehe, kes toitub halvasti, tal tekivad need meeste dissid on ju. Noh, miks siis, kui naisel on õige see hormoon, seal naishormoon, mehel tekib liiga palju naishormooni on ja siis kasvatad endal meest dissid on ju. Aga naine, kui tal on õiget hormooni õiges koguses, miks ta ei peaks siis kasvatama on ju? Wow, et selles suhtes ja õigetest kohtadest läheb rasv ära ja õigetesse kohtadesse läheb see rasv tagasi. Et siis on kõik paigas, et sul ei ole ala kõhu ümber mingi päästerõngas on ju. Et selle kohta jaa, see on evidence juba kõik netis olemas. Aga ma nägin, et siis kui ma veel ei teadnud sellest karnivoordieedist mitte midagi, ma nägin, et mõned teevad, nad ei oska teistmoodi kaalu maha võtta ja siis nad lähevad, teevad igasugused protseduurid või need operatsioonid ja siis noh, kui ma nägin, et kuidas need operatsioonid näevad välja, TikTokis neid väga palju saab näha, ma ütlesin, et nii ma ei taha. Ja siis ma veel nägin, et need musklimehed, kui nad üritavad rasvast lahti saada, siis neil tisside all see osakene siin, ta on rasvu täis ja mõned ütlevad, et sellest rasvast ei saa lahti mitte kuidagi kui ainult operatsiooniga. Ja siis kui ma läksin paksuks, siis ma märkasin, mul siin tisside all on see, või musklide all, on see rasv olemas ja ma mõtlesin, et okei, noh, see küll häirib, aga operatsiooni ma ei lähe tegema. Ja siis kui ma võtsin kaalu maha, ma nägin, et see peaaegu täitsa läks ära. Ja mul on plaanis, ma ikkagi tahan, et minu lapsepõlve dream tuleks ellu. Ma tahan need six-packi. Ja, six-packi. Ja kuulasin igasuguseid karnivoor doktoreid ja üks nendest ütles, et kui sa tahad väga kiiresti maha võtta just sellest osast, see on kõige... Sealt läheb kõige raskemini nii-öelda rasv maha. Ja see on kõige viimase asi, mis läheb ära, nagu see doktor ütles. Ja ta ütles, et tee lihtsalt sprinti. Sprinti ma ei tea, 2-4 korda edasi-tagasi 100 meetrit näiteks. Iga päev siis? Iga päev. Lihtsalt tee nii vähe, 2-4 korda, lihtsalt sprinti nagu inimesed, kuidas öelda eesti keeles, wild humans? No päris inimesed looduses, noh. Päris metsikud inimesed. Metsikud inimesed. Oled sa kunagi mõelnud,
meie maailmas on olemas metsikud inimesed. no kuskil ikka jah. Nad on päriselt metsikud, nagu heas mõttes. Ja siis nagu metsikud inimesed lihtsalt jookse ja see läheb ära siit. Et tulebki välja see six-pack, see ei pea üldse nagu pingutama. Mõtlesin, miks see peab olema nii lihtne, kõik nii lihtne, lihtsalt kaalu maha võtmine. Ühe kuuga -10 kilo see six-packi tekitamine, lihtsalt sprintimine. Ajutöö ja enesetunne ja. Oh my god, see karnivooriga see elu läks nii palju. Kõik ainult plusse jääda nimetama, on ju. Jaa. Aga mis miinused on? No ma võin öelda, mis miinused on. Ma arvan, et paljud teavad, kes on Jordan Peterson. Ta oli see inimene, sa tead. Ta oli see inimene, kes mõjutas mind, kelle järgi ma nagu läksin selle dieeti peale. Ja tema käest küsiti, et kas on lihtne. Ta nagu ta tavaliselt istub käed niimoodi. Ja siis ta ütles, et you know, it's hard. Ja siis küsitakse, miks? Sometimes I want ice cream. Aga saab karnivoori jäätist teha ju. Ma ostsin, või mulle kingiti just hiljuti see Ninja Creamy fancy ice cream machine on ju. Ja ma panen lihtsalt toorpiim, toored munad. No, karnivoori. Sügav külma ja järgmine päev võtad ja saad teha. Alguses ma katsetasin küll piimatoodetega. No nüüd ma ei olnud pikalt piimatooteid niimoodi tarbinud, et mul oligi väga basic muna, liha, natuke toorpiima on ju. Ja siis katsetasin, kui tegin vahukoore ja kohupiima, aga mõtlesin, karnivoor on ju, animal based. Ja söön siuke 4 õhtut järjest või. No, ta ei ole suur kogus. Ikkagi. Ja järsku vaatan nagu, et kurat, mis mul on, punnid tulevad näkku ja näonahk läheb ära, mis ma teistmoodi teen? Piimatooted. Et see pastoriseeritud piimatoode ikkagi ei ole inimesele loomulik ja normaalne on ju, et kui sa tahad tarbid toorpiima, on ju, toorpiimatooteid, et isegi keefir, mis poes müüaks, on ju pastoriseeritud selles mõttes, et ei ole nagu raw keefir. No jah, siis vaatasin, kuidas teha nagu toorest piimast ja toorest munast ja nüüd on okei. Ja nüüd sa teed endale mõnikord. Mõnikord ja igapäevaselt ma teda ei tarbi. Praegu nüüd ma räägin sulle, ma läksin ju 1,5 kuud tagasi toore karnivoorluse peale. Et jällegi uus info tuli, hästi huvitav, pani mõtlema. Ja siis sa mõtled on ju, kus ma varem olen elanud? Miks ma varem seda infot ei teadnud? Ma nägin, et sina läksid toor karnivoori peale. See ühest küljest näeb välja nii metsik. Teisest küljest nagu ma varem siin ütlesin, metsik on hea. Ja mõtlesin, okei. Ma hakkasin ennast kuidagi alateadvuslikult ette valmistama, et ma pean minema ka. Ja siis mingi viimased 2 nädalat ma tunnen, et mul ei piisa sellest toorest lihast. Ehk siis nagu ma pean selle peale minema, sest ma teen endale steigid ja ma praen neid. Aga ma viimati hakkasin tundma, et mul on vaja seda. Et nagu tahad toore peale minna? Ma ütlen, et sul ei piisa toorest. No selles mõttes, et mul on vaja seda. Ja siis ma leidsin minu karnivoori teekonnal ma kuulasin ainult inglesekeelseid kanaleid. No eesti keeles ei ole, kes ma ei tea, kas vene keeles on, aga nii palju kanaleid, kui mina olen jälginud, on ka kõik ainult ingliskeelne. Ja. Aga nüüd ma leidsin tüüpi Lätist. Tema nimi on Lee K. Ta nimetab ennast niimoodi. Ja siis nägin selle intervjuu, kus ta juba aasta aega karnivoori peal. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ta on nüüd 3 kuud toore peal. Ja ta ütleb, et see on nagu, ta ütles, et see on, ta ütles, et see on maa ja taevas. On. Ma ise ka ei uskunud ja sellepärast ma mõtlesin, ma pean järgi proovima, sest ma olin ju 2 aastat olnud carnivore animal based, nii-öelda vahetanud seal. Ja mõtlesin, kui hull see ikka olla saab, see liha on liha. Vahet pole, kas ma praen või söön juurde mingid piimatooteid on ju. Oh my god. See vahe, mis on tava nii-öelda praetud toit versus toores toit. Sa pead ise proovima jälle.
ma tahan seda proovida ja ma tegelikult enne kui ma kuulsin, et saab toorest liha süüa, ma ei teadnud seda. Ma mõtlesin, no ma lihtsalt vaatan selle steigi peale enne kui see oli praed. Miks ma pean seda praadima? Siis lõikasin tükikese sõin ära. See oli selline ka metsik tunne. Ma ütlesin, okei, ma praen. Ja see sõin, ma ütlesin, täitsa normaalne. Ei ole midagi hullu, üldse ei ole midagi hullu. Aga meid ju hirmutatakse, bakterid, parasiidid, mis ussid, salmonella, kõik. Ja siis sa vaatad neid inimesi, kes on 5 aastat toorelt söönud, 10 aastat, ikka elus. Ja. Ikka pole mingit probleeme, nagu meid nagu hirmutatakse, on ju. See Lee Kay tüüp ütles, et just hakkas süvenema selle teemasse, et tegelikult kõik need bakterid, mis on liha sees ja mis meie sees, isegi need parasiidid, meie nimetame neid parasiitideks, neid meile on vaja. Inimene on rohkem bakter kui inimene. Absoluutselt, jah. Me koosnemegi bakteritest, on ju. Aga nüüd olenebki, kas sa saad endale häid baktereid või halbu baktereid. Kui sa sööd, ma ei tea, McDonaldsit ja friikartuleid ja mingi suhkrut iga päev, siis sa saad halbu baktereid sellest toidust, on ju. Negatiivset energiat, aga kui on tegu maheda, rohumaa loomaga, puhtast keskkonnast, ilma vaktsiinide, antibiootikumideta on söönud oma muru, on ju. Oh my god. Aga vaata, kõik eliittoit on ka ju toores. Tartar, sashimi, carpaccio. Eliit sööbki toorest, on ju, aga meil öeldakse, sööge oma kaerahelbeid ja riisi. Seda ma sõingi ja mõtlesin, kõige parem toit maailmas. Iga hommik see puder. Seda meile ju õpetatakse. Iga hommik puder. Ja siis pärast nagu loll tundsin ennast. Ma arvan, iga inimene tunneb, kes hommikuks kaerahelbeid sööb. Aga inimesed ei saagi aru, ma ei räägi praegu halvast küljest. Lihtsalt ei saa, mitte ei saa aru, vaid nad ei tea, et saab ennast teistmoodi tunda. Ja ma mitu postitust juba tegin oma Facebookis ja iga kord selline, see teema on nii resoneeriv, et ühed mõtlevad, okei, ma proovin, teised väga vähesed kirjutavad, tead, ma olen proovinud. No, ma ei kirjutanud lihtsalt, et ma proovin. Nad proovisid ja üks naine isegi postitas, et kuule, aitäh, et sa tegid selle postituse, ma proovisin ja elu lihtsalt muutus niimoodi. See on üks MyFitnessi treeneritest. Ja mul oli nii hea meel, et see naine, kes on vist 2 lapse ema, nüüd lõpuks ometi sai kõike selle kaalu maha ja proovis ja tunneb ennast hästi, et ta ka märkas, et ta aju töötab paremini nahk läks nii heaks. Ta kunagi ei olnud selline hea ja mul on väga hea meel, et inimesed proovivad seda ja tunnevad, aga teised inimesed, kes loevad, nad hakkavad mulle kirjutama, et kuule, mis sa teed, sul on vaja juurvilju, puuvilju ja kõige seda fiber, kui kiudained. Ja kui ma süvenesin selle teemasse, ma mõtlesin, miks see tselluloos peab mulle aitama, kuidas tselluloos ehk siis kiudaineid võivad mulle aidata. Ameerikas ma kuulsin, et mõned inimesed isegi toidu sisse panevad selle saepuru. Ei no Eestis ka ju, on eraldi need kiudaine mingid pulbrid ja asjad, inimesed panevad seda omale nagu hommikupudru sisse, et saada rohkem kiudaineid. Ja siis imestatakse, miks on seedeprobleemid, puhitused. Oh my god, äkki sööks rohkem rasva, vähem kiudainet ja seedeprobleem on korras, on ju. Et mulle ka, vaata see jagamine, just rääkisid, et sa jagad ja kui keegi sulle kirjutab, et aitäh, on see on nii oluline tegelikult. Ja need, kes kommenteerivadki seda vastupidi, siis et sa tabad ennast ära, see on sulle halb, on ju, siis mul on isiklikult on nagu kahju nendest. Et see info lihtsalt nagu ei jõua nendeni, nad isegi ei taha nagu seda vastu võtta või kaaluda, mõeldagi, et okei, võib-olla tõesti aitabki, võib-olla nad tunnevadki end hästi, vaid lihtsalt kohe blokk peale, negatiivne kommentaar, ei. Sest minul on koolis raamatust niimoodi õpetatud, on ju. Kõige raskem selles teemas on see, et
ma ei taha süüdistada neid inimesi. Ma tahan, kui ma sain karnivoriks, siis ma hakkasin tundma, et ma sain lahkemaks, nagu palju lahkemaks. Ma isegi oma mõtetes ei taha süüdistada inimesi. Ma ei oska öelda, mis see on, aga see lihtsalt, see lahkus, see... Öeldakse, et karnivoorus muudab nagu, see ei ole lihtsalt toitumine, sinna läheb nii palju asju juurde, täpselt mingi vaimsed teemad, kõik see maailmavaated, see avab lihtsalt nii palju uusi uksi, nii palju uusi teemasid on ja, et see ei ole lihtsalt lihasöömine. Ja ma rääkisin inimestest, et ma ei taha neid süüdistada, aga kõige raskem on see, et kui ma ütlen neile, kuulge inimesed, ma olen juba aasta aega või tol ajal, kui ma kirjutasin, ma ütlesin peaaegu aasta aega, olen karnivori peal, minuga on kõik korras, minu elu läks palju paremaks ja kirjeldasin kõik need muutused ja siis inimesed lihtsalt kirjutavad mulle, et no vaata, mis sinust edasi saab. Ärge vaadake, kuulake teisi, aga seal üks see naine, ma ei mäleta tema nimi, 2 korda kuulsin, ta on lapsepõlvest karnivoor, 63 aastat. Tal on musklid sellised nagu suured ja ta sööb ainult liha. No või, ta on karnivoor. Ta on kõik korras, terve elu. Kuskil käis läbi, kui oli naine mingi 80 aastane ja nägi ülihea välja, sile nahk, mitte midagi polnud ja et toitumisest algab kõik on ju. Ja nii kahju, et nad lihtsalt nad ei saa uskuda sellesse. Ja siis ma veel märkasin, et need inimesed, kes ütlevad, et kes toovad mulle igasugused scientific articles, teadusartiklid. Aitäh. Kui need, kes panevad mulle ette igasugused teaduslikud artiklid, nad ise ju ei teinud need uuringud. See on nagu, okei, ma ütlen niimoodi, et kas sa tead, ma küsin sinu käest, kas sa usud, et inimesed käisid selle kuu peale? Ei, ma ise ei käinud, ma ei tea. No oota, aga kui siin istuks teine inimene, kelle käest ma küsiks, kas sa usud, ma olen teinud ju niimoodi suures grupis, ma olen rääkinud inimestele ja ma olen küsinud Mercedes-Benzi mingisuguse direktori käest, kas sa usud? Ta ütles jah. Siis ma küsisin, kas sa tead? Ta ütles ei. See ongi asi, et need uuringud, mis meile antakse, meile antakse, aga me ei tea, kas see on päriselt nii. Ja siis mõnikord ma lähen heas mõttes agressiivseks ja hakkan ennast kaitsma. Sest kui mina ei kaitse ennast, siis kes kaitseb mind? Ärge rääkige mulle sellest be humble. See ei ole minu jaoks. Ma ei usu sellesse. On vaja olla humble, kuidas eesti keeles humble? Issand, eesti keeles humble. Tagasihoidlik. Alandlik, jah, siuke malbe. Ja ma tean, kus olla tagasihoidlik ja malbe, aga seal, kus on ennast kaitsta, seal on vaja ennast kaitsta, enda eest seista. Ja siis ma mõnikord seal kommentaarides või kuskil hakkan enda eest seisma, kaitsma ennast ja ma rääkisin nii palju mõtteid. Hästi palju, jah. Ma rääkisin sellest usust. Ja siis ma ütlen inimestele, sa ei tea, mida sa ise räägid. Sest mina olen proovinud, mina olen teinud enda peal eksperimendi ja see eksperiment töötab. Need on päris uuringud. Täpselt sama. Aga sina, kui sa tood mulle teaduslikud artiklid, sa ei tea
sa lihtsalt usud, sa oled usklik, sa oled fanaatik. Täpselt, mul on alati sama, kui tuleb mingi teadusartikkel, aga minu peal ei tehtud seda uuringut. Kelle peal tehti, ma ei tea, mingid Ameerika inimesed, kes söövad McDonaldsit, okei. Aga praegu just väga popp, näiteks doktor Sergei Saadi Instagramis jagab päris tihti videoid, kus ta toobki näiteks, näed, siin oli selline mingi teadusartikkel, et näed, päike on inimesele halb, aga see tehti nii ammu aega tagasi ja seal peaks nagu üle vaatama, muudame natukene neid kriteeriumid asju, tegelikult päike ei ole inimestele halb, päikse eest ei peaks ennast kaitsma ega varjama, päike teeb sulle head. On ju, et nagu need, mis tingimustel need teaduslikud ja ametlikud uuringud tehtud on ju, kes need kinni maksis, kes rahastas, on ju, kellel mis kasu sealt tuli, et täpselt samamoodi iseenda peal tuleb see läbi teha, enne sa teada ei saa. Jah. Ja selle toore toiduga mul oligi täpselt see sama, ma lugesin infot, mõtlesin, et okei, väga huvitav, savi, ma proovin nädal, 2 nädalat. Ja noh, siis juba esimese 2 päevaga oli selge. 2 päeva. Ai. 2 päeva, aga nüüd tuleme korraks selle Facebooki postituse juurde, sul oli ülipikk tekst ja oligi pilt ka lapsest, et sa toidad ka oma last karnivoorsel dieedil. Kui vana ta on, mis lähedaste reaktsioon on, mis see sotsiaalmeedia reaktsioon oli, kuidas lapsel oled märganud mingeid muutusi? No kõigepealt ma pean ütlema, et me süstitasime meie lapse ükskord, kui ma jõuaks kontrollida seda. Tol ajal siis, kui ta sündis, ma ei olnud veel nagu... No ärganud või teadlik on ju? Ma ei olnud veel, ma ei võtnud selle otsuse, ma olin nagu piiri peal. Ja siis me tegime selle esimese süsti ja siis edasi ma ütlesin, ei, no fuck it, nagu ma ei taha, et minu laps oleks süstitud, sest ma ei usu sellesse. Ma ei usu, et mingi süst saab kaitsta minu lapse, sest see koroona aeg, see väga hästi näitas. Need inimesed, kes süstitasid ennast, nad ikka olid haiged. Need olid ka ainukesed, kes haigeks jäid. Need, kes ei teinud, need ei jäänud, on ju. Ja siis ma ütlesin, ei, ma ei taha enda lapse süstima, sest ma lugesin ka liiga palju storysid, kus... Kõrvalnähud. Kus vanemad kirjutavad, et mul näiteks üks näidis, et naine kirjutab, mul on 4 last. Esimesed 2 nad süstisid. Tegid kogu programmi ära, kogu plaani. Ja nad kogu aeg haigestuvad. 3. nad süstisid. Ja nad tegid nii palju süste, et tal üks jalg enam ei hakanud töötama. Kuidagi niimoodi ta kirjutas. Ja siis 4. lapse, siis kui nad said aru, et midagi on valesti läinud, siis kui 4. laps tuli, siis nad otsustasid, et selle lapse me ei süstita. Ja siis need lapsed kasvasid üles ja see, kes ei olnud süstitud, ta peaaegu kunagi ei haigestu. Tegelikult ta kirjutas, et ta üldse ei haigestu. Ja neid pole meile see sõna eesti keeles, näideid on nii palju, et ma otsustasin, et ei, ma ei taha, et minu laps oleks süstitud. Ja veel, ma tulen tagasi sinu selle küsimusele, mul on meeles. Veel üks põhjus, miks ma ei usu sellesse teemasse, tegelikult on 3 põhjust. Teine põhjus või 3, mis iganes number või järjestus. Bill Gates ise ütles, et me tahame selle süstitamisega maha võtta maapopulatsiooni. Ja kui ta nii avalikult sellest räägib, ma pean lihtsalt olema loll, et süstitada ennast. Aga no fucking way, no. Ja siis 3. põhjus on see, et ma ei usu, et haigus... Ma kirjeldan selle asja niimoodi, nagu ma selleks ajaks olen sellest aru saanud. Võib-olla natuke hiljem ma natuke teistmoodi räägin, aga üldpõhimõte on selline, et ma ei usu, see haigus tuleb väljast. Just.
ma mõtlen, et igasugused haigused, nad on meie sees. See on nagu ja kui minu keha läheb mitte tugevaks, vaid nõrgaks. Immuunsüsteem on nõrk. Siis ma hakkangi haigestuma. Aga ma rääkisin ühe naisega, kes on ise teinud neid vaktsiinid. Ta õppis viroloogiks. Ja siis ta ütles, peab ikkagi lapsi kaitsma nende süstidega ja need vaktsiinid enam ei ole samasugused, mis olid varem. Ja siis mul sel ajal, kui me rääkisime sellest, mul tuli nagu jumalast need mõtted. Ja siis ma hakkasin rääkima, siis ma sain aru, kust need mõtted tulid. Kanaldasid. Ja ma lihtsalt sain aru, milles asi on. Ja siis ma ütlesingi talle, et me vaatame selle teeme peale täitsa valesti. Nagu me ei pea süssitama ennast, et vastu pidada haigusi. Me peame toitlustama ennast õigesti. See ongi meie õige süst. Oh my God. See toitlustamine. Ja siis me saame kaitsta ennast igasugustest haigustest. Öeldaksegi, et toit olgu su ravim või mürk. Jah. Nii lihtne ongi. Ma võiks lihtsalt seda öelda ja jätkata. Aga kuidas ma toitlustan lapse ja mis ma märgasin temast on, ta on juba aasta ja 2 kuud vana. Päris pisike. Ütleme, aasta ja 2 kuud noor. Ja mis ma näen, et ta ei haigestu. Mõnikord tal natukene tuleb see nohu. Aga ta on selline väike. Ta ei olnud kunagi niimoodi, et ta terve nädal on selline laisk ja ebatervislik. Ja siis mulle mõned ütlevad, et mis sa räägid mulle, kõik lapsed enne kui nad saavad 2 või 3 aastaseks. 2-3 aastaseks, mitte. Nad ei haigestu. See on täiega bullshit, nagu nad haigestuvad ja mul on sõbrad, kellel lapsed, nad on süstitud ja terve plaan on tehtud ja iga 1,5 kuu nad lihtsalt lähevad haigeks ja mitte ainult nemad, vaid nende vanemad ka lähevad haigeks ja terve nädal nad on nohu ja palevik ja lihtsalt ärge rääkige mulle, ma ei usu, aga ma tean, et minu laps on praegu terve ja mul on väga hea meel ja ma näen, et ta on tark ka. Ja siis mõned ütlevad, kõik lapsed on targad. Ärge rääkige mulle, ei. Need, kes seal telefonis scrollivad, on ju. No see on juba natukene teine teema. Aga see mees ütles, et kõik väiksed lapsed, need beebid on targad. Ei ole kõik beebid targad. Ma olen näinud, kuidas beebid lihtsalt, neil on tühjus silmades. Nad on 3-4 aastat vanad, nad ei oska rääkida. Jah, ma tahtsingi just sinna ka jõuda, et nüüd saadki vaadata, kuidas see toitumine mõjutab seda arengut, millal ta rääkima hakkab, millal kõndima hakkab ja võrrelda nii siis nii-öelda tänapäeva beebidega on ju, kes täpselt ongi, laps on 3 aastani ikka ei räägi, milles probleem on ju. Jah. Ma täna käisin perefotot tegema, sellepärast ma olengi nii ilus. Me olime Stroomi rannas ja siis fotograaf vaatab, et ma hoian last või lapse. Ja siis ma küsin tema käest, tema nimi on Sky. Sky, tahad juua? Ja siis fotograaf ütles, kui vana ta on, miks ta saab aru, millest sa räägid, miks ta vastab sulle, miks ta kommunikeerib sinuga. No mõni võib öelda, et kõik lapsed on niisugused. Ma olen veendunud, et ei ole. Ja ma lihtsalt tean, et see toitlustamine, mis ma annan talle, see mõjutab tema arengut. Ja ma näen seda ja ma tahan olla selline elav näide, et Eestis, tegelikult maailmas on neid väga palju. Ma tahan siin vähemalt Eestis olla see näide, et saab niimoodi toitlustada oma last ja nad ei sure ja nad mitte millegi halba ei juhtu nendega.
sest tema see, kui ta läheb suurelt, kui ta läheb vetsu suurelt, öeldakse. Number 2. Number 2, number 2. Kui ta läheb number 2, ta on kõik korras. Esmalt me andsime talle natukene baklažaani või midagi. Minu abikaasa ütles, et anna talle natukene, et tal oleks lihtsam käia või lihtsam teha selle number 2. Ma ütlesin, ei ole vaja. Ja siis ta ütles, okei, davai, teeme nii, nagu sa otsustasid. Naine usaldab sind täielikult, jah? Jah, ta ise ei ole karnivoor, aga ta tundis, et see liha, kui ta sööb liha, siis tema enesetunne läheb palju-palju paremaks. Ja ma üle päev või peaaegu iga päev ütlen talle, et ta räägib mulle oma probleemidest, siis ma räägin talle, et kui sa sööks liha. Lahendus on siin. Ja siis kõik probleemid lahendaksid, kõik hormonaalsed ja teised probleemid. Ja siis mida ma annan oma lapsele, siis kõik, mida mina söön. Ehk siis munad, krevetid, kalamari, kala, veiseliha, kanaliha. Hakklihana siis? Hakkliha eriti ei osta. Aha. Alguses küsisid, ma ei jõudnud veel vastata, et mida ma ise söön. Ja ma rääkisin selles, et ma ütlesin, et ma söön seda, mis ma leian restoranis või kuskil. Aga kui ma olen kodus, siis ma leidsin, et Balti jaamas on päris head steigid, andrikoodid ja mõnikord ka sirloin. Ja siis ma ostan neid ja kodus teen neid ja siis annan oma lapsele. Ja ma üritasin talle anda mingit piimatootet, juustu ta sööb. Aga teised, näiteks piima, isegi toorpiima selle nopri, väga ei tahtnud juua. Andsin talle natukene mett proovida. Ta proovis. Ja nagu... Väga midagi. Nagu maitseb ja mis siis. Aga siis, kui ma annan talle liha, ma võin pärast sulle anda seda videot. Ta lihtsalt, ta on nii elevil. Anna mulle. Ja siis ma näen, et ta armastab seda liha. Ja siis, kui inimesed mulle kommentaarides kirjutasid, et sa pead, sa oled kristlased, mul on kristlik background. Kristlased kirjutasid mulle, need, kes peavad olema kõige lahkemad inimesed maailmas. Et üldse, enamus nendest üldse ei olnud lahked. Nad ütlesid, et sa oled, otseselt nad ei öelnud niimoodi, aga mõte oli selline, et sa oled loll, miks sa ei anna oma lastele kiudaineid. Just kiudaainete peal see laps saab kasvada ja tekitada enda sees mingisugused probleemid, Nad tahtsid öelda, et just kiudaineid tekitavad need õiged asjad, õiged protsessid keha sees, mille järgi laps kasvab. Ühesõnaga, et kiudaineid on vaja. Väitsid. Ja siis ma mõtlen, kuidas tselluloos võib aidata minu lapsele. Ja siin tuleb juba mängu ka näiteks biosaadavus on ju, et kui palju toitainet sa omastad lihast ja kui palju sa omastad taimsest. Et taimsest ju inimorganism omastab palju vähem ja palju kehvemini kui loomsetest produktidest on ju. Jah. Aga sa enne rääksid seda, et sa tahad vaata Eestis siin olla nagu eeskuju ja näidata, et last saab kasvatada ilusti karnivoor toidu peal, siis tead, mis mul on? Mul on see eesmärk, et kui ma rasedaks jään, siis ma kavatsen näidata ja tõestada, et rase naine võib süüa toorest liha kvaliteetset õiget, sest vaata kõik, ei, rase naine ei tohi toorest liha süüa ja unusta ära, on ju. Come on. Ma näitan teile ja ma näitan. ja siis mingi kuu pärast lastekaitse helistab sulle, mis sa teed oma lapsega? Oota, räägime nüüd sellest. Ehk et sealt Facebooki postitusest keegi nägi seda, et sa toidad oma last karnivoorsel dieedil ja helistas lastekaitsesse ja siis helistati sulle? Ja minu naisele helistati. Aha.
ja mis öeldi? Sa ei kujuta ette, kui kuri ma olin. Tegelikult ma siiamaani olen kuri, sest ma helindan kontserdi. Tegelikult mul on just need soundcheck'id, kus on mul vaja ajuprocessingut kõvasti kasutada. Mul on 4 bändi, just need soundcheck'id, millestest ma rääkisin alguses. Ja siis mul väga palju tegutsemist, siis mulle naine helistab. Tead siin, lastekaitse helistas mulle. Siis ta lihtsalt teavitas mind. Abikaasa teavitas mind, et mis juhtus. Ja siis ma seisan seal puldi taga, mõtlen, oh my god. Miks te ronite minu elu sisse? Nad helistasid ja siis naine rääkis nendega mingi 40 minutit ja nad tahtsid meie kodu tulla. Nii kohe. Vaadata, missugustest tingimustest ta elab, mida ta sööb. Ja siis, no ei tohi ju lapsele ainult liha anda. Oh my god. Ja ma täpselt ei tea, mida naine räägis. Ta ju ei hakka 40 minutit mulle. Aga ühesõnaga nad tahtsid teile koju tulla ja näha ja vaadata, mida laps sööb. Jah. Ja kuidas ta elab, mis tingimustes. Kas teil ei ole midagi teha? Mõned inimesed kommentaarides ütlesid, ma unistan, et minu laps toitlustaks niimoodi, nagu sinu laps toitlustab, sest minu lapsed söövad igapäevaselt ainult suhkrut. Lihtsalt šokolaad, suhkur, jäätis. Kõike seda. Ja ma ei saa sellega midagi teha. Sinu laps täitsa lapsepõlvest saab või sööb liha. Ja see tegelikult see lapse iga ongi see, kus sul see põhi nagu immuunsüsteem tekib, tuleb on ja kuidas sa enda organismi nagu ette valmistad selleks pikaks eluks. Praegu näiteks ongi näide oli mingi 30-ndates naine, kelle lavastati mingi vähk ja ta küsis arsti, ma olen ju nii tervislik, ma olen mitukümmend aastat, ma teen trenni, toitun tervislikult ja arst ütles jaa, aga sa olid mingi 8-aastane, kui sa sõid suhkrut ja kommi ja nüüd on näha, on ju. Et need asjad tegelikult, mida me praegu lapsepõlves sööme tarbime, mõjutavad siin nagu aastakümnete pärast, on ju. Yeah. Et kui sa praegu alustad oma lapsele õige toidu andmist, näiteks kui ta on 10-aastane, ta ei tahagi suhkrut ja kommi, ta tahab liha, sest ta on eluaeg seda liha saanud, on ju. Ja pluss kõik need mikro-makro toitained õiges koguses, mis ta sealt saab, aitavad ta arengule lihtsalt nii võimsalt kaasa. Aju ja mõistus ja kõik, on ju, et vägev. Võiks lihtsalt rohkem siukseid lapsevanemaid olla. ma väga tahaks ka, sest siis... No ma olen järgmine. Kunagi. Ma nägin mingi karnivoori video all, keegi kirjutas, nüüd ma hakkan otsima endale teisi vanemad kirjutasid enda lastest, et ma tahaks leida minu lapsele karnivoor abikaasa. Et no, kui meie lapsed saavad ja. Äkki lähevad kokku oma vahel. Just. Mingi asi veel ma tahtsin öelda, aga sa võid küsida. Ma just vaatan. Mis oleks su soovitus inimestele, kes nagu mõtlevad kaaluda, tahaks alustada, ma ei tea, tahaks oma lapsele pakkuda, ma ei tea, et kui nad nagu seal kõhklevad, et mis see soovitus oleks, et kuidas alustada, kas alustada, millal alustada, millega alustada? Kohe. Ja praegu. Viimane aeg. Ja. Ma soovitaks mõned ütlevad niimoodi, kui ma tegin ühe, kuidas see sõna eesti keeles? Ühesõnaga ma esinesin, kui saab niimoodi öelda. Rääkisin suurele publikule ka sellest karnivoordieedist minu teekonnast. Ja siis mingi kuu pärast kohtusin ühe tüübi kontserdil. Samas kohas, kus mulle helistati, kuhu naine helistas mulle teavitas mind sellest lastekaitsest. Ta vaatab minu peale, mõtlen, miks mees vaatab minu peale nagu niimoodi. Ma saan aru, kui naine vaatab, aga miks mees vaatab ja vaatab. Ja siis tuleb minu juurde siuke suur musklitega. Siis ulatab mulle kätt. Ütleb mulle, kas sa oled Lev? Ja, ma olen. Ma olen kuulanud sinu
esinemist. Nüüd ma hakkasin päris kõvasti liha sööma. Ma ei loobunud teistest asjadest, ma söön päris palju liha. Tegelikult see muutus sa reageerisid nagu tõeline naine. Tuuletõmme, uksed pauguvad. No stress. Liha muutus tema peamiseks toiduks. Ja ma näen, et tõesti näeb välja hästi. Ta ütles, et võttis mingi 5 või 6 kilogrammi maha. Ja minu soovitus kõikidele oleks see, et lihtsalt söögi rohkem liha. Ja kui te tahate, siis mingi karnivoriks. Ja teie elu muutub niimoodi, et kui te suudate 3 kuud olla karnivori peal, ma arvan, et te kunagi ei lähe tagasi. Sest esimene kuu on selline, et tuleb selline muutus, nagu minul oli. Mul selline tunne oli, nagu ma kardinad eest ära. Mitte kardinad, vaid see udu. Udu, no. Ja see nagu vaikselt läheb ja ma hakkan nägema valgust, nagu päris valgust. Ja see juhtus, seda ma tundsin terve kuu jooksul. Et 1 kuuga võib-olla te ei saagi aru, mis see karnivoor dieet, mis see päris elu ongi. Aga kui te suudate 3 kuud umbes olla karnivori pealt, kunagi tagasi ei lähe. Inimestel see on hästi individuaalne ka, et kus kohast ta alustab. Et kas sa oledki söönud igapäevaselt McDonaldsit ja hot dogi või siis oled enam-vähem okeilt toitunud või oledki juba low carbiga toitunud, on ju. Et kus see alguspunkt on ja siis need võõrutusnähud võtta, kellel on mingid väsimused, peavalud hakkavad mingid probleemid, on ju, kellel kestavad need paar nädalat, kellel paar kuud. Et see on hästi individuaalne, ma oma klientide põhjal olen ka nagu seda täheldanud, et mõnel ei ole mitte midagi, mõnel on kuu aega, ainult probleemi järgi. Kõigepealt pea valutab, siis kõht valutab, siis jalg valutab. Et kõik siuksed huvitavad asjad hakkavad nagu välja tulema ja siis nad kaovad ja siis tuleb see rasvaenergia ja päris energia on ju. Et ma kogu aeg ka, kui väsimus on põhiline. Et kirjutab, ma olen täna nii väsinud, mul on juba nädal aega nii väsimut. Oota nüüd, kui see rasvaenergia tuleb, siis sul tuleb lõputu energia, on ju. Et ja see on hästi huvitavalt nagu erinev ja oleneb, kuidas alustada. Kas sa alustad nagu animal based, et näiteks sul on mõned marjad sees, mesi sees, on ju, piimatooted. Või siis sa lähed täiesti paugust kohe, full carnivore, puhas, on ju. Et see nagu ka hästi mõjutab seda ülemineku perioodi. Kas see on raske või kerge. Mina läksin rahulikult, ma nagu ei tähelda mingeid neid sümptomeid niimoodi. Aga nüüd, kui ma toore peale läksin, siis positiivsed sümptomid nagu 2 päevaga ma räägin. Ma pean selle proovima. Sa pead. Ma valmistan ennast. Ma juba hakkasin tooret munad sööma. Kuigi ma märkasin, et ma eriti palju mune ei saa süüa. Mul oli sama. Nii kui ma kas või 1 toore muna sõin, mul oli hästi suur puhitus ja raske vastik olla. Täna ma võin 5 toorest muna päevas süüa, ma tunnen end absoluutselt väga hästi, mitte midagi. Et see on nagu siuke harjumise asi on ju. Organismi nii-öelda ette valmistamine, et ma olin nagu järje püsiv, kindel, et ma ei jätnud seda. No see oli 2 aasta tagasi, et kui isegi 1 toores muna tekitas mul hästi raske tundega, ma räägin täna, see on 5 toorest muna päevas ja ma ei tunne mitte midagi. Okei. Äkki ma pean proovima ka, sest mul on nii kahju, ma leidsin nii head munad. Maardus üks naine. Kodumunad. Ja nad on nii head ja siis mingi aeg ma sõin karnivoor alguses, ma sõin väga palju muna. Ma tegin siuksed omletid nagu 10 muna korraga. No peaaegu, ma terve pakk võiks vabalt ära minna terve päevaga. Aga mingi hetk ma hakkasin tundma, et valu hakkas tulema. Ja selline valu, et terve päev ei saa lihtsalt midagi teha. Ja siis ma olin nagu Jordan Peterson see Lion Dieti peal. Ehk siis ainult liha ja vesi. Nüüd vaikselt üritan munad tagasi tuua minu ellu. Sest natukene igav. Lihtsalt liha süüa. Aga väga palju, kes, näiteks ma tean, et tüdrukut ta tegi karnivoori ja siis ta läks nii-öelda keto peale tagasi, küsin, aga miks sa nagu täiesti tavalist karnivoori tee? Sest ma tahaks midagi
tekstuuri nagu krõmpsuvad, ma tahaks kurki süüa, et see krõmpsub, et karnivoor on siuke pehme igav, on ju. Aga nagu ma toorest liha, sa ikka pead nagu närima, mina näiteks nuga ja kahvlit üldse ei kasuta. Kui ma söön hakkliha, ta on otse pakist lihtsalt söön steiki lihtsalt kätega, nagu siis sa saad endal selle õige nagu tüki ka, et siis sa pead nätsutama jääma, närima. Seda ka inimesed hästi palju nagu ajavad segamini, et issand, kuidas sa nätsutad seda toorest liha, aga tegelikult üleküpsetatud liha on poole hullem kui toores liha. Toores liha seedub esiteks kergemini kui küpsetatud liha. Toores liha sul on kergem närida. Mul oli restoranis. Tellisin siis nii-öelda blue antrekoodi ja siis teenida küsis, kas ma toon teile veepudeli ka kõrvale, et muidu te vist ei saa seda üldse ära söödud. Siin, et kui ma oleks well done tellinud, et siis mul oleks 3 pudelit vett siia vaja, aga teie aitäh. Mul oli üks kord selline juhtum McDonaldsis. Ma tulin drive-in'i, tellin endale kotletid ja iga kord tuleb see segadus, et no bun, no cheese, lihtsalt kotletid. Kas sa oled kindel? Jaa, ma olen kindel. Ja siis ma lähen järgmise akna juurde, maksan või mitte maksan, maksaks esimese akna juures. Lähen teise akna juurde, siis tüüp teeb akna lahti ja vaatab minu peale. Tead, kui sa tahad need kotletid oma koerale anda, siis see ei ole tervislik. Ja siis mõtlen, mida sa räägid? Ma tahan ise need kotletid süüa. Miks sa mulle seda ei räägi? miks sa hoolisid minu koera eest, kuigi mu koerad ei olnud? Kuulete, McDonald's koerale, loomadele ei ole tervislik, aga sulle on. Ja see inimesed, kes kuulsid selle autos, nad naeratsid ka. Kuidas see inimene võib niimoodi rääkida? Oh my God. Ma andsin talle andeks. No muidugi. Ma tahaksin veel rääkida, mis mul karnivooris läks ära. Või kui tervislikumaks ma muutsin. Ma pean tunnistama, et mul on natukene selline dirty carnivore. Siin ja seal mul natukene tuleb näiteks. No või periooditi mul on ka olnud, et näiteks, nagu ma rääkisin need 2 eelnevat aastat, et ma tegin nii-öelda animal based ja siis täitsa strict carnivore ja siis jälle dirty carnivore on ja, aga fakt on see, et nagu ma ei lähe never ever tagasi sööma riisi või makaroni või tortillasid on ju. Et ikkagi see jääb nii-öelda sinna süsivesiku vaesesse piirkonda. Nii. Mulle sama. Minu cheat meal on juustupallid. Aga jah, eriti, no mõnikord nuggetsid, aga rohkem kui seda ma rohkem eriti cheat meal'inud. Ühesõnaga tervise tervendamist. Mis ma pean veel tunnistama, et kui ma cheat meal'isin, siis ma kõvasti tundsin tagajärjed, et annab kohe tunda. Don't do this. See ei ole hea. Aga minu ühesõnaga, mul läks kõõm ära. Kõõm mul oli terve elu. Ja mul on tumedad juuksed ja ma mäletan, kui ma olin veel koolis, ma teen endale soojengu, mõtlesin, õhtul meil on tantsud. Meie veel, tol ajal meil veel ei rääkinud või ei kasutanud sõna disko. Täna õhtul kooli disko, meil oli tantsud. Ma olen 36 by the way. Näen välja väga hästi. 36 jaoks. Ei näe 36 välja, ikka kõvasti noore. Paljud ütlevad, kas sa oled 25? Ja ma tahtsin ka öelda 25. Aga ma olen 26. No 36, sorry. Ja siis ma mäletan, ma teen soojengu, mõtlen, õhtuks lähen tantsudele ja siis ma võtan kammi või kammi, jah. Kammin oma juuksed ja siin siuksed valged kõõm ja valgi rumi nagu igal pool. Ma mõtlen, kuidas ma saan sellest lahti nagu. Ma olen proovinud igasugused asjad. Ma olen vaadanud nagu 150 videot sellest, kuidas teised inimesed saavad sellest lahti. Üks indiaanlane rääkis, et teate, kust kõõm tuleb. Et kui te kannate portfelli ja kui te higistate ja mis ta räägis näiteks aknest. Ja ta rääkis, et kui kõõm, ja see ei ole see teema, sorry. Ma lõpetan selle. Ja ta ütles, et
teil seljaakne tuleb sellest, et kõim kukub alla, portfelli taga, higistatud selja peale ja sellepärast tuleb see seljaakne. Ja kuna ma ei teadnud midagi uskuda, siis tol ajal ma võtsin seda arveks, et okei, äkki ma pean rohkem pesema ennast, kuigi ma kunagi ei olnud selline, kes ei pese ennast. Mitte mingi šampoon mulle ei aidanud üldse. Ja siis esimese 3 kuuga kõim läks täitsa ära. Aga ma veel jõin kohvi. Ma mõtlesin, okei, kohvi ma jätan. Kohvist ma räägin veel. Ja siis mul on eriti hea see kohvimasin kodus. Mul on kodus kõige parem kohvi Eestis. Nagu väga maitsev. Ja siis ma olin igapäevaselt jõin neid cappuccinosid ja siis mingi hetk ma hakkasin neid väga palju jooma, 3-4 kruusi päevas. Cappuccino on väga hea. No, mul eriti suurt toiduvalikut ei ole, siis Red Bulli ei joo ja teisi jooke ei joo. Muidugi ma joon kohvi ja siis kuna kohvi ja piima tuli nii palju minu kehasse, kõim tuli tagasi. Ja siis mõtlesin, okei, mida ma teen sellega? Siis ma sain aru, et see tegelikult oli see piim, mis tekitas minul selle kõima või kõimu. Ja nii palju asju lihtsalt, millest ma tahan rääkida. Mõtted lähevad segamini. Ühesõnaga, ma otsustasin mingi hetk, et ma loobun piimast. Sest peale kõimu ma tundsin, et just piimast mul tuleb see akne siia ja siis seljaakne ka. Kas see on õige väljend just seljaakne? On. Ja siis miks ma olen veendunud, et see piim niimoodi mõjutas, sest ükskord ma läksin süün läbi, tegin testid, maksin 500 euro pluss, 500 pluss. Ja siis, kui doktor vaatas minu tulemused, ta ütles, et no, sa pead loobuma laktoosist ja gluteenist. Ma ütlesin, okei, midagi veel. Kas te kirjutate mulle midagi välja? Äkki ma saan seljaaknast ja kõimust lahti? No, ma võin sulle mingid antibiootikumid välja kirjutada, aga no, ma ei ole kindel, et nad aitavad sulle. Ma ütlesin, davai. Sest minu sõbrale see aitas. Ja siis mulle muidugi mitte midagi ei aidanud. Ja sellepärast, et ma tegin need testid, ma olen veendunud, et just laktoos tekitas need kõim ja akne. Või siis just see pastöriseeritud piim. Et vaata, kui sa näiteks toorpiima praegu niimoodi tarbiksid, siis ta ilmselt niimoodi ei mõjuks. Sest seal toorpiimas on alles need õiged, ütleme siis ensüümid, bakterid, asjad, mis aitavad seda piima sul siin lagundada ja seedida. Aga kui tegu on pastöriseeritud piimaga, siis ta ei saaks seda seedida, sest hakkabki sul välja tulema reaalselt naha kaudu ongi aknepunnid, et sellepärast need piimatooted tekitavadki aknet. Ja. Vot ma ainult viimati ma hakkasin selle nopri piima jooma, aga siis, kui ma otsustasin, et ma üldse loobun piimast, siis ma loobusin isegi toores piimast. Praeguseks ma söön ainult juustu mõnikord ja see ongi kõik, mis ma söön piimatoodetest. Ja siis, kui ma loobusin teist korda, mitte teist korda, vaid lihtsalt see oli esimene kord elus, kui ma tõesti loobusin piimatoodetest või piimast. Siis seljaakne peaaegu täitsa läks ära ja kõim läks täitsa ära. Ma võin praegu teha niimoodi. Midagi. Ja midagi ei kuku. Ja ma olen kuulnud, et mõned inimesed ütlevad, et kui nad läksid karnivooriks, siis neil tekkis rohkem julgust. See, mis tuleb seest, see julgus ja enesekindlust.
ja siis ma mäletan, kui ma olin koolis, ma meeldisin mõnedele tüdrukutele, siis ma istun muusikaklassis, siis mõnikord mul olid pikad juuksed ja siis üks naine ühel tunnil ulatab kätt, tahab minu juukset nagu niimoodi teha, katsutada. Ja siis minu reaktsioon oli, tead miks? Ei olnud enesekindel. Kõmm. Siis ma teadsin, et minu musta teesagi peale kukub see kõmm, ärge puutuge. Mul on kõik siin praegu paigas, las ta olla seal all. Ja siis jah, muidugi kui kõmm läheb ära, enesekindlust on palju rohkem, sest ma näen inimesi, kellel on kõmm ja on näha, neil ei ole hea olla. Nahaprobleemid samamoodi, kõik akned või psoriaasid asjad, et vaata hästi palju internetist leiab lugusid, kuidas karnivoorlusega on need asjad korda tehtud, et kõigepealt seesmiselt ja kui ma pealmiselt, siis veiserasv. Ja siis tuleb, TikTokis just oli mingi väike teema seal, et üks tüdruk soovitas, et kasutage kreemi asemel veiserasva, pange näkku. Ja siis mingi nahaarst seal teeb talle vastu video. Jumala eest, ärge veiserasva näkku pange, see tekitab aknet ja bla, 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 ärge kasutage seda. Kasutage ikka päiksekreemi. Okay. Ärge kasutage päiksekreemi üldse. Võib-olla on vaja siis, kui inimesed söövad või tarbivad neid seemneõlisid. Jah. Aga kui inimesed ei tarbi, siis... Aga vaata, karnivoorid ju ei põle ära. Ja karnivoorid saavad päikse käes pruunimaks. Sa ei pea vedelema 10 tundi rannas, et saada sama jume nagu sellel inimesel, kes 10 tundi rannas oli. Sul piisab poolest tunnist, sa oled sama pruun. Ma praegu eriti selle toore peal nagu panin seda tähele. Ja siis just see doktor Sergei Saadi ka käis mul siin podcastis ja ütles sama, et rannas saab ju pruuniks karnivoori peal olles. Et ma olen vahest mõelnud, mis need miinused selle toitumise juures nagu on või miks mingi inimene peaks ütlema, et ei, ma ei taha seda proovida. See on ainult plussid, mis sa kaotad. Kas on mingi tervise probleem, mingi tervise teema, mida sa ei saa karnivoorlusega ravida või leevendada? Isegi autoimmuunhaigusi leevendatakse karnivoorlusega. Millest me räägime? Nimetage üks haigus, mida ei saa karnivoorlusega kas ravida või leevendada. Kõik saab. Proovi ainult enda peal järgi. Ära usu neid kinni makstud teadusartikleid ja uuringuid. Ja. Lihtne. Ja. Ma nagu vene keeles öeldakse, allkirjastan iga sõna all. Eesti keeles niimoodi ka. Ma ei ole kuulnud, aga väga hea. Ja nüüd ma veel tahtsin või lubasin sellest kohvist rääkida. Et mingi hetk ma tundsin, et kuigi mul päris palju juukseid, ma tundsin, et see, kui ma õppisin eesti keelt, siis kui ma ei teadnud, kuidas väljendada ennast, siis küsisin õpetaja käest, kuidas väljendada, kuidas öelda niimoodi ja niimoodi eesti keeles. Siis ta ütles mulle, ütle nii või räägi nii, nagu sa oskad. Ma räägi nii, nagu ma oskan. Just. Miks ma sellest hakkasin rääkima, sest ma tahtsin öelda ühe fraasi, aga ei tule meelde, kuidas see eesti keeles on. Ma tundsin, et mul hakkas välja hüppama rohkem juukseid. Langema, kukkuma. Rohkem juukseid kui tavaliselt. Ja see juhtus mingi 2 või 3 kuud tagasi. Ja siis mõtlesin, miks see nii on? Sest mind kunagi ei huvitanud see juuste teema. Mul alati oli palju juukseid ja ma ei mõelnud, et minul võiks midagi juhtuda juustega. Ja siis, kuna ma jõin kohvi päris palju, isegi kui ma loobusin piimast, ma jätkasin musta kohvi jooma. Ja siis ma sain aru, et kõik see aeg, mis ma jõin kohvi, aga ma jõin kohvi pärast söömist, lihasöömist, ma lihtsalt takistasin rauda imbumist. Aga raud on just see üks suurematest asjadest, mis annab meie juustele kasvada ilusti. Ja siis, kui ma sain sellest teada, ma loobusin kohvist samal päeval. Aga
head aega sest ma ei taha olla see kiilakas. Ja siis mingi kuu pärast ma juba nägin, et palju vähem langes juukseid välja. kuidas? Palju vähem langes juukseid välja. Jah, palju vähem langes juukseid välja. Ja siis mingi hetk karnivori peal mingi 2 kuni 4 kuu vahel ma hakkasin tundma, et minu keha hakkas minuga rääkima. Parim tunne ever. Ja ma ei saa seda kirjeldada. Ta lihtsalt räägib. Millal süüa, kui palju süüa, mida süüa, mis on valesti, mis on vaja muuta. Ja see on nagu seda ei saa kirjeldada, saabki ainult öelda, et ta räägib lihtsalt. Ja ma hakkasin seda tundma ja mingi hetk ma pidin kuulama teda. Ta lihtsalt ütles mulle, Lev, sul ei ole vaja rohkem kohvi. Ta lihtsalt ütles mulle niimoodi. Ja nii ma tuletan seda meelde, miks ma varem ei kuulnud, oleks rohkem juuksid meile. Aga vaata, taastuv loodusvara. Aga tavainimene, kes on seda kräppi, suhkrut, kõike nii täis, ta ei kuulegi oma keha. Ta ei oskaks seda kuulata. Tegelikult keha räägib kogu aeg, aga ta on lihtsalt nii punane, et inimene ei saa aru. No toomegi näite lihtsalt tavaliselt seedeprobleemid. Aga inimese jaoks on see normaalsus, sest ta elab nädalast nädalasse nendega. Ja ta ei oskagi seda märki nagu võtta, et tegelikult midagi on vaja muuta. Aga kõik vaimsed teemad sinna juurde, seda tavainimese puhul ei saa võrreldagi, on ja mitte karnivoorlus nagu su ajuga teeb, kuidas ta avab kõik need asjad ja täpselt see. Sul tuleb lihtsalt teadmine, ma ei tohi rohkem kohvi juua, aitab. Ja loobusingi ja tead, oli nii lihtne loobuda. Sa praegu inspireerid mind, sest mina endiselt joon tass kohvi päevas. Mulle väga meeldib käia nagu kohvikus linnas tööd tegemas arvutis on ja ikka väike cappuccino on ja aga ma siiani ei ole veel loobunud, aga tead, mul on olnud siuke periood, kus ma lihtsalt keha ütles, ei, me ei joo kohvi. Aga see oli siuke 1,5 nädalat, maksimum 2 nädalat. Et see oli siuke väike periood. Aga siis jälle tuli kuidagi see tagasi. Ja praegu see annab inspiratsiooni mulle, et äkki peaks ka proovima. Proovi kindlasti. Sest minu jaoks kohvi kunagi ei olnud kui ma ei saa loobuda, mis see nagu sõltuvus. See kunagi ei olnud sõltuvus, mulle väga meeldib kohvi. Aga siis, kui ma loobusin, ma sain aru, et ma tõesti ei olnud kunagi sõltuvuses. No jah, vähemalt nii suures sõltuvuses, et ma võiks öelda, et ma olen sõltuvuses. Ja siiamaani ma vaatan kohvi peale, täna käisime pärast fotosessiooni restorani. Vaatan seal siukses repa on see restorani nimi. On ilus tassike kohvi, maapehkli ja karamelli ja siuksed ilusad sõnad seal peal. Ma vaatan ja siis vaatan selle ilusa pildi peale ja lihtsalt panen oma pilku teisele poole ja lihtsalt unustan ära sellest kohvist. Ma arvan, et kõik naised unistavad, et iga mees vaataks samamoodi teisi naisi. Vaatab sinna poole ja vaatab teisele poole, unustab ära. Ja et pärast oleks sama lihtne tunne ka. Et ei oleks niimoodi, et vaatad teisele poole, aga peas ikka see pilt. Suudad ära blokeerida ja unustada. Aga jood sa kohvi asemel praegu midagi teed? Ei. Mitte midagi vett? Joon vett päris palju ja mulle väga meeldib see hääde meeste. Ma ei tee praegu reklaami. Lihtsalt päris palju seda vett joon, sest on mineraalvesi. Ma olen proovinud teised Värska ja siis kui ma ei leia hääde meeste, siis ma ostan Värskat. Aga ma lihtsalt olen kuulnud, et teised karnivoorid räägivad, et on vaja neid elektrolüüte. Täpselt, jah. Ja kui ma õigesti saan aru, siis mineraalvees ongi neid elektrolüüte. Tead, kus need veel rohkem ja paremal kujul on või? Soos. Toores lihas.
isegi mina ei kasuta praegu juba 1,5 kuud soola. Sellest päevast, kui ma toorel läksin, ma isegi ei pane soola oma liha peale. No välja arvatud, kui ma siin külalistele tartarri tegin ja siis ise ka tartarri sõin ja nagu kommentaarid ikka kuskilt juba tõi. Mis karnivoor see Angel on, ta sööb ju kurki seal tartarri sees ja mis seal veel oli siis, ma ei tea, mul ei tule nüüd. Mis pannakse tartarri sisse veel? Ma ei tea, ma ei ole kunagi söönud. Sibul ja kurk, sibul, vot. Et mis see karnivoor, et sööb ju sibulat ja kurki on. Ise söövad samal ajal pastat, eks. Ühesõnaga see selleks, aga ja, et huvitav info jällegi oli selle soola kohta, et mis pani mind ka nagu proovima ja see on uskumatu, enne teada ei saa, kui ise ära ei proovi, aga ma ei kasuta üldse soola praegu. Et toorest lihast, mis kujul ja millega koos sa need elektroliidid endal saad, need omastavad jällegi palju paremini kui soolast ja need on hoopis teisel kujul. Okei, no võib-olla sellepärast need lõvid looduses ei kasutagi seda. Sest neid piitab nendest elektrolüütidest. Mis teine liik üldse soola kasutab? Aga no käivad ju seda mingi soolakive, need, ma ei tea, mis mägikitsed asjad seal mägedes lakuvad. No, neil on vaja. Neil on vaja, just, neil on vaja. Aga me oleme ju ainus liik, kes kardab baktereid ja küpsetab oma toitu. Ega looduses keegi ei küpseta ju. Teised loomad ei karda toorest looma süüa. Me oleme saanud liiga targaks või me mõtleme, et me oleme saanud liiga targaks. Selle teema kohta mul tuleb ka nii-öelda tagasisted, et aga kas inimese aju mitte ei hakanud arenema siis, kui me hakkasime toitu küpsetama? Et me kasutasime tuld selle jaoks, et toitu küpsetada. Sa olid seal, et sa tead või? Mina seal ei olnud. Keda sa usud? Nagu see Anthony Chaffee ütles, et ma elus kunagi ei lugenud ühtegi uuringuid. Ühe lugesin sellest kiudainetest aga muud uuringud ma olen kuulnud teistest doktoritest. Mul endale piisab sellest eksperimendist, mis ma enda peal. Ja siis mis ma näen, mis teised teevad, näiteks vaadata sinu peale. Ma praegu ei flirdi, aga sa näed välja väga ilus nahk, selline elav, energiline ja ma saan aru, et see on karnivoor. No seda isegi läbi sotsiaalmeedia inimesed, vaata nii kui ma toore peale läksin, varem mulle ei kommenteeritud seda, et issand, sa särad DM-idesse kirjutas, mis sa teistmoodi teed, et sa täiesti teistmoodi videotes, ma nagu söön toorest liha, et nagu isegi läbi videote, läbi sotsiaalmeedia inimesed nagu panid tähele seda ja kommenteerisid, et see on hästi huvitav, et isegi mitte päriselus sotsiaalmeediast. See on lihtsalt näha. Ma pean veel sulle komplimenti tegema, et sa näed ilma kosmeetikata paremini kui. No kunagi ma kandsin nagu rohkem, eriti just podcastides ja videotes ja ka praegu pole vaja enam. Peale seda, kui ma toorel läksin, no igapäevaselt ma niikuinii ei meigi ennast niimoodi üleni, aga muidu oli ikka see, kui ma videot filmisin mingi sotsiaalmeedia projekti jaoks, meik peab olema. Aga praegu ma nagu teen ilma, ei ole vaja enam. Peale seda toorest toitu. Aga räägites nendest uuringutest, mis ma alustasin selle juttu, et Anthony Chaffee ütles, et tema luges uuringut ja ta nägi, et veganid oma elu jooksul, kui selle vegani elu jooksul, nende aju läheb, ma võib-olla natukene valetan, sest ma ei mäleta õiget numbrit, aga kuni 5% aju läheb vähemaks nagu elu jooksul. Aga siis, kui meil mingi 11 või 12 000 aastat tagasi. Ammu aega tagasi. 11 või 12 000 aastat tagasi, siis kui meil oli see agricultural revolution, siis inimesed üle maailma, aga ma ei tea, mis juhtus, nagu päriselt keegi juhib meie maailma. Terves maailmas see agrikultuur, eestikeelse agrikultuur, hakkas flourish. Arenema, õitsema, jah. Inimestel aju läks väiksemaks 11–12%. See on juba täiesti ilusti faktiliselt, sul on näidatud, et näed, inimese aju on suurenenud ja nüüd viimasel ajal on jälle kahanenud.
ei tea miks, sest et lihatarbimine on vähenenud. ja sellepärast ongi nii oluline sulle ja mulle, sest kuna me oleme, sina tahad kunagi endale last saada, ma olen juba ise varsti tuleb teine ja ma tahan, et minu lapsed ja minu lapselapsed, et nemad saaksid selle õige aju, et nad ei peaks võitlema nende haiguste vastu. Oleks terved. Ja, et nad oleks terved. Ma tahan seda. Ja näiteks ma üle poole minu elu olen lugenud piibli. Piiblis on kirjas, et siis kui Jumal needus inimese, siis ta needus ka põlvkonnasid. Ja kuni 4. põlvkondani oli see või kestis see needus. Ja siis ma vaatan praegused või kuulen doktoreid, kes räägivad uuringutest, siis nad räägivadki, et see, mida me sööme täna, see mõjutab meie põlvkonnasid. Epigeneetika. Ja, kuni 4. põlvkondani. See on isegi ametlik katse tehtud, et epigeneetiliselt saad kõik oma esivanemate mingid traumad ja siuksed asjad kaasa ja mingis siis teatud keskkonnas või olukorras need võimenduvad, väljenduvad. Et tehti roti peal mingi katse seal, et pandi puuri, lasti sirelilõhna, toomingalõhna ja siis anti talle elektrišokki. Ja siis võeti tal see munarakk ja tütar või poeg siis ei saanud kunagi emaga kokku, aga temale pandi ka siis seda toomingalõhna sinna puuri ja hakkas hulluks minema. Kuigi elektrit ei antud, aga epigeneetiliselt ta mäletas seda traumat. Ja see oli siis tõestatud 3 põlvkonda. Ja see on teaduslik uuring, faktiliselt kõik on olemas. Et see ei ole niisama, et võib-olla me saame oma esivanematelt mingid traumad, me saamegi. Et jah, huvitav teema. Väga huvitav, et piiblis kirjutati see nagu nii-öelda Jumala tarkus. Tegelikult see tarkus tuli kuskilt mujalt, ma arvan. Võib-olla Jumalast, ma ei tea, kust iganes, aga huvitav on see, et sellest inimesed teadsid juba nii ammu. Nii huvitav. Ja siis veel üks asi, mis ma lugesin piiblis. Siis kui see flood. Üleujutus, uputus. Uputus, jah. Siis kui juhtus see uputus, enne uputust oli teine õhk maailmas. Oli palju rohkem selle oxygen. Hapniku, jah. Mingi peaaegu 2 korda rohkem kui praegu. Üks uurija ütles, et kui meil praegu oleks hapniku sisaldus nii suur, siis isegi hingata oleks huvitav. Ja tol ajal sellepärast olidki inimesed ja kõik need loomad nii suured ja puud ja kõik oli nii palju suurem. Hiiglased, jah. Ja piiblis on kirjas, et inimesed enne uputust elasid 900 pluss aastat. 900 pluss aastat. Ma mäletan lapsepõlvest, ma vaatasin filme ja seal, kus alkeemikud otsisid selle elixir of life, et see aitaks inimestele elada väga kaua. Ja see kuidagi lapsepõlvest need 2 mõtted kukkusid mulle peasse, et need inimesed elasid nii kaua, kui see on tõde, mis seal kirjas. Ja siis teised inimesed otsivad mingisugust ravimit selleks, et elada kaua. Ma tahaks elada kaua ka. Ja siis, kui praegu ma olen 36 ja aasta tagasi pildis, mis Angela paneb siia välja, on näha, et ma olen paks ja väsinud. Ja kui te vaadate selle pildi, siis ma ütlen teile, mis minu peas on tol hetkel. Ma istun ja mõtlen, ma olen nii väsinud. Ja mul nüüd
väike laps olemas, oleks nii hea lihtsalt vähemalt 50-ni elada, et lihtsalt teda, et lihtsalt näha, kuidas ta kasvab üles. Siuksed mõtted olid peas. Ja nüüd, kui ma olen karnivori peal, mul on nii palju jõudu, nii palju energiat, et ma mõtlen, et ma võib-olla... Isegi 100 on vähe. Jaa, isegi 100 on vähe. Ma võib-olla jõuan elada nii palju, et ma näen minu lapselapsed ja lapselapsed. Ja võib-olla nii palju ei oska, ei saa elada, aga ma tahan elada kaua. Ma tahan elada kaua ja olla rõimus või happy. Tunda elust rõõmu. Tunda elust rõõmu kogu see aeg. Ja jälle Anthony Chaffee räägib, et uuringute järgi inimene, ma rääkisin sellest uputusest. Siis kui uputus lõppes, siis Jumal rääkis noale, eesti keeles on noa ka, jah. Rääkis noale, et ma ei taha, et teie inimesed elaks nii kaua. Ma jätan teie elu kestvust kuni 120 aastat. Ja seal veel väike pärast selle fraasi on väike eesti keel. See oli inglis keeles ka. Ma võin vene keeles veel poisniini. Väike kirjeldus sellele fraasile, et kui inimene on piisavalt tugev, ütlen niimoodi, ma ei oska täpselt. Mõte on sama. Kui inimene on piisavalt tugev, siis ta saab elada kuni 120 aastat. Ja siis Anthony Chaffee lugedes need uuringud ütleb sama asja, et inimene saab elada geneetiliselt, meie geneetilises koodis on kirjas, et me saame elada kuni 120 aastat. Pluss miinus. Ma arvan, me elame ka. Ma väga tahaks. Mul lihtsalt kahju, et ma jõudsin selle karnivorini nii hilja. Kunagi ei ole hilja. Okei. Saab ka nii öelda. Igal juhul ma olen väga õnnelik. Ja, aga ma ka kõikidele kuulajatele soovitan, ära oota enam. Nagu sa oled siiamaani, sa oled nii kaua ootanud. Mida sa veel ootad? Alusta kohe. Jah. Just, mega suur aitäh, et sa tulid ja see oli nii põnev, inspireeriv jutuajamine, et ma olen igaüks sai siit väga palju mõtteid täna. Aitäh! Sulle ka tänud.